räägin teile, kuidas see kõik alguse sai. Maarja koristas tuba ja siis ilmus ingel ja Maarja ehmus nagu täiega. Ingel oli selline tiibadega ja ilus valge. Maarja, tead, sa saad endale beebi, kelle nimeks sa paned Jeesus ja ta on kõige kõrgemate laps. Ma olen ju teismeline. Kuidas ma saan omale beebi? Ma pole isegi veel abielus. Maarja läheb Joosepi juurde ja räägib talle, mis just juhtus. Et ingel ilmus talle ja et ta jääb beebit ootama ja ta nimi on ka juba olemas. Ja ta on selle uudise üle väga õnnelik. Joosep teeb näo, nagu ta ei saaks ikka mitte midagi aru. Ja ütleb Maarjale, me pole ju veel abielus. See pole lihtsalt võimalik. Joosep, Maarja ei valeta, tootab päriselt beebit ja ta on nii armas. Te peate ta nimeks panema Jeesus, sest ta on Jumala poeg. Päästab ära kogu maailma patust. Keiser Augustus käskis Joosepil ja Maarjal minna Betlemma, sest kogu rahvas oli vaja üle lugeda. Ja siis nad võtsid kätte ja läksid Betlemma eesli seljas. Kell oli juba palju ja neil vaja leida öömaja, aga linn oli rahvast täis. See oli üks võimatu missioon ja suur probleem. Nad koputasid erinevate uste peale. Äkki ikkagi õnnestub. Meil on kõik täis, siin pole ühtegi vaba kohta. Aga teate, meil on laute, seal on mõnus ja soe. Võite sinna minna. Niipea, kui nad lauta läksid, hakkasid kõik loomad läbisegi kisama. Joosep palus neil vaiksemalt olla, sest Maarja ootas beebit ja tal oli palju rahu vaja. Ja siis ei läinudki kaua aega, kui beebi oligi väljas ja ta pandi sõime sisse. Ta oli hästi armas ja sõbraliku näoga. Päästja ja kuningas oli sündinud, keda nii kaua oli oodatud. Samal ajal oli karjased põllu peal ja valvasid oma lambaid. Neid oli vaja valvata, et hundid neid ära ei viiks. Ja siis nii äkki, nagu taskulambis ähvatus, ingel ilmus. Karjased kartsid päriselt, et mis nüüd toimub. Kas neid hakatakse taevasse viima? Aga ei, inglil oli üks sõnum neile öelda. Ärge kartke, meil on teile hea uudis. Jeesus sündis täna, ärge kartke. Täht näitab teile teed. Minge teda vaatama. Ta magab sõime seinte sees. Meie oleme väga rõõmsad ja ma arvan, et teie olete ka. Karjased, aitäh, et te tulite. Oi, ta on nii imeilus. Tema saab meie parim sõber. Et ingel meile sellest rääkis. Vaata, kui ilusti ta naerab.
külalisi ikka jagus. Tulid 3 idamaa tarka. Ka neil oli kaasas igasugu kingitusi. Jeesuse ema rõõmustas väga selle üle, et kingitusi kaasa toodi. Ma armastan sind. Sa oled maailma parim beebi, keda ma kunagi näinud olen. Joosep, kõik läks nii, nagu ingel ütles. Temast saab kogu maailma päästja ja kuningas. Joosep oli kohe päris uhke. Ikkagi kaugelt maalt tulid inimesed kohale ja siis oli neil seal suur pidu.